ja siis tegelikult annaksin kohe esimesena sõnaga teile igale ühele endale. Et samamoodi pidades silmas siis sellist mõnusat inspireerivat ampsu, et olge head, tutvustage, et kes te olete ja miks teie täna siin olete. Annan siit kohe sõna esimesena Riinale. Tere, mina olen Riina ja täna oleme siin kahes rollis. Mis on tegelikult nagu kokkuvõttes ikkagi üks roll, aga siis esindan ühelt poolt iseennast täiskasvanute koolitajana ja teiselt poolt siis Euroopa täiskasvanu hariduse saadikuna. Kas peaks rääkima pikemalt? Sa võid veel ütelda. Mina olen täiskasvanute hariduse ja koolituse ja õppimisega seotud juba aastast 1999 ja tegelikult huvitav kombel see saigi alguse just sellisest rahvusvahelisest koostööst. See küll ei olnud seda laadi projekt, millest me räägime siin tänase päeva jooksul. See oli rahvusvaheline koostöö Naiskodukaitse ja Taani kodukaitse vahel, kus meil oli just nimelt koolitus, kus me õppisime koolitajateks. Et sealt sai kõik minu jaoks alguse, mis puudutab täiskasvanu õppimist, koolitust ja haridust ja ma arvan, et see on väga tähenduslik. Tere hommikust, olen Jaan Aps sotsiaalsete ettevõtete võrgustikust ja sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku eesmärgiks on see, et ühiskondliku eesmärgiga organisatsioone, kes müüvad tooteid-teenuseid raha teenimiseks, et neid oleks Eestis rohkem ja et nad oleksid suurema mõjuga. Ja võrgustiku kui organisatsioonina oleme ise osalenud mitmes Erasmus Plus projektis. Just selleks, et siis ise areneda ja et meie tööl oleks rohkem mõju. Ja nendes Erasmus Plus projektides olles olen kogu aeg juurelnud selle üle, et palju rohkem on sotsiaalsed ettevõtted võiksid sellest võimalusest kinni haarata. Ja järgmine küsimus võib ju olla see, et me räägime sotsiaalsetest ettevõtetest, et miks me räägime projektidest. Kuid näiteks need Eesti äriettevõtted, kes soovivad sellist arengusüsti, võivad seda saada ettevõtluse arendamise sihtasutusest. Ja seal on ka projektid, innovatsiooniosak, arendusosak ja nii edasi. Ja täna me siin räägime programmidest, kus programmi rahastaja eesmärgiks on see, et organisatsioonid saaksid aidata täiskasvanutel omandada teadmised, oskused ja nii edasi. Ja enamuse sotsiaalsete ettevõtete edu ju sõltub ka sellest, et kuidas me kõik mõjutame teiste täiskasvanute teadmised ja oskuseid. Aitäh, tere, minu on Kati. Ja ma olen igapäevaelus koolitaja ja töötan ühes MTÜs arendusjuhi ja projektijuhina ka. Ja arendustegevus ja projektihindus on minu jaoks nagu hästi põimunud ja seonduvad tegevused ja kusjuures üks toetab teist ja teine esimest. Enda kogemusest võib-olla nii palju, et projekti ja rahvusvahelise koostööga esmakordselt kohtusin 1993. aastal, kui läksin tööle ühe Saksa Liidumaa koostööbüroosse ja sealt hakkas selline koostöö pihta ja sealt ilmselt mina inspiratsiooni nende rahvusvaheliste projektide jaoks ka. Ja julgust ja projektidusest kindlasti on vaja. Aitäh! Tere hommikust! Mina olen Hanne Lure Juhtsalu ja mina tulen sihtasutusest Archimedes. Ja täpsemalt öeldes tulen siis sellisest osakonnast Archimedes, mis tegeleb hariduse rahvusvahelistumisega. Ehk siis teisisõnu, mina ja minu head kolleegid, meie iga päev püüame üha rohkem tutvustada siis erinevaid rahvusvahelisi koostööprogramme, rahvusvahelisi koostöövõimalusi Eesti haridusasutustele kõige laiemas mõttes. Ja ma arvan, et me ise ka iga päev õpime, avastame, uurime ja üritame siis ka nõustada, selgitada
Eesti haridusasutustele, et mis selle rahvusvahelise koostöö mõte, mõju ja laiem kasu võiks nagu olla. Et miks peaks tegelema rahvusvaheliste tegevustega, mida see võiks asutustele anda nende tegevusele ja miks see võiks lihtsalt niisama Eestis omaette tegutseda. Aga tänasel hommikul ja arvestades seda, et just on alanud täiskasvanud õppija nädal, olen ma siin siis eelkõige just täiskasvanu hariduse valdkonna esindajana. Kuivõrd ma olen Archimedeses just täiskasvanu haridusega kõige rohkem tegelenud. Et see on siis selline hariduse osa, mis tegeleb täiskasvanueas õppimisega, ehk siis kõik need erinevad õppimise vormid ja viisid, millega me hakkame siis kokku puutuma, kui me oleme juba täiskasvanuks saanud. Ja ma arvan, et minu jaoks on selles osas võib-olla kõige võluvam ja rikastavam olnudki see, et see valdkond on hästi lai ja hästi mitmekesine. Et me räägime siin kindlasti hästi palju mitteformaalsest õppimisest, vabaharidusest ja kõigest sellest, mis võib-olla jääb sellisest traditsioonilisest koolipiigis korraldatud, struktureeritud teadlikust õppimisest nagu kõrvale või väljapoole. Mis puudutab näiteks just ka meie igasuguste hobide ja huvitegevuste, sõprade, tuttavatega kohtumiste, reisimiste kaudu õppimist, enda ja teiste ja maailma kohta hästi palju avastamist, et ka selle kaudu saab tegelikult uusi teadmisi ja oskusi saada ja areneda. Ja ma usun, et minu võib-olla tänane selline sõnum ja mõte, mis ma siin olen, ongi see, et sotsiaalsed ettevõtted, mittetulundussektor, vabaühendused saavadki oma tegevusega tegelikult väga palju panustada täiskasvanute õpetamisse, täiskasvanu haridusse. Ja ma usun, et sellest me täna veel räägime pikemalt. Aitäh! Aitäh teile kõigile, ma loodan, et jäi teile meelde, aga kellel veel, et kes meil siin on, et igaks juhuks siin paberil ka võimalik oleks märgata, et siis Jaan, Riina, Kati ja Hannelore meie ees. Aga et alustaksime veel sellist mõttevahetust sellisest kohast, et mis siis ikkagi tegelikult on need kohad, kus üldse sotsiaalsed ettevõtted ja siis ka vabaühendused puutuvad kokku täiskasvanu haridusega. Ja kui me selleks paneeliks valmistasime, siis ma ka rõhutasin üle, et rääkige mingeid näiteid just ka, et mis teie meelest aitavad seda esile tuua ja mis võiks jälle olla selle teenistuses, et anda tõuget võib-olla ühele või teisele mõttele, mis siin kõiki teie endi peades juba võib-olla selle temaatikaga juba on seostunud. Et olge head, laske vabalt mikrofoni ringi, et kes soovib vaadata. Jaa, kui arvestada muidugi seda, et kes me siin täna kohal oleme, et eelkõige tõesti esindajate sotsiaalseid ettevõtteid ja seetõttu see rõhuasetus, eks ole, mille praegu saime, selline, et just, et sotsiaalsetes ettevõtetes mismoodi see õppimine võiks olla siis kuidagi seotud või esil või tähelepanu all. Aga ma tahaksin just siinkohal tuua esile seda, et ega tegelikult ei olegi mingisugust vahet, millise sellise inimkooslusega on tegemist, millise organisatsiooniga on tegemist. Et kui see on inimesed, on seal kohe ka õppimine. Et ma jagaksin siinkohal sellist head hiljutist kogemust, tegemist oli organisatsiooniga, meil oli koolitus, tegemist ei olnud sotsiaalse ettevõttega. Oli lihtsalt üks organisatsioon ja neil oli tõesti ka probleem sellega just, et neil oli vaja inimesi, kes teeksid täidaksid selliseid projekti ülesandeid, ehk siis selline ajutise iseloomuga töö, aga samas väga selline kindel töö. Ja nad olid kuni siis seni ajani oma inimesi nende projektide jaoks otsinud just ikkagi see tavalise töökuulutusega, et tule selline töö ja selline tasu. Ja kui me seda teemat siis nüüd omavahel avasime just läbi õppimise võtme ja kui neil hakkas tekkima selline arusaam, et tegelikult on võimalik kutsuda inimesi ka projektis osalema läbi selle, et kui te tulete meie juurde, et mida te tänu sellele projektile saate ise õppida, millised õppimisalased väljakutsed seda tööd tehes ees ootavad ja missugune kasu ja tulemus sellest võiks sündida, siis oli nende jaoks selline väga avardav hetk, kui nad selle kuidagi sügavuti läbi tajusid, et õigus head me pakume inimestel lihtsalt nagu väikest raha ja väikest tööd, et me pakume tegelikult neile ikkagi sellist võimalust ja väljakutset ja õppimist.
ja kui neil siiamaani on olnud probleeme nende inimeste leidmisega nende projekti tööülesannete jaoks, siis praegu on igatahes tunduvad väga optimistlikult, usuvad, et neil hakkab see minema palju paremini just läbi selle õppimise võtme asja esitades. Eks sotsiaalsete ettevõtete puhul jaguneb asi kahte kategooriasse. Et kui ma vaatan siin ruumis ringi, et tuua mõned konkreetsed näited, siis osa teie hulgast ju pakubki mõnda teenust, mõnda toodet, mis iseenesest seisnebki täiskasvanute harimises. Et olgu siis tegemist näiteks argumenteerimisoskustega või näiteks lapsevanemate oskustega oma laste ja ka iseenda uneharjumuste kujundamiseks. Ja seda tüüpi sotsiaalsed ettevõtted on just niivõrd edukad, kuivõrd edukalt nad suudavad selle hariduse andmise välja kujundada, et kas see on piisavalt atraktiivne, kas see on piisavalt põnev nendele osavõtjatele ja teiselt poolt sama olulisena, kas sellel on siis mõju näiteks inimese argumenteerimisoskustele või näiteks sellele, et kas laps ärkab öösel üles 1 korra või 37 korda. Ja teine pool, mis minu meelest on sama oluline täiskasvanu haridusest, on just nagu see algne informatsiooni esitamine, et inimesed üldse oleksid valmis osa võtma nendest teenustest, toodetest, mis aitavad nende heaolule kaasa. Sest väga palju lihtsam on ju süüa hamburgeri, mitte teha sellise pikema mõnusa lõunapausi ja palju lihtsam on ju lapse peale karjuda kõva häälega, mitte teha 5 minutit mingit rahulikku asja, mis viiks parema tulemuseni. Ehk kuigi see termin laiem teadlikkus kõlab niimoodi rumalalt ja laialivalguvalt, aga kui seda mõtestatult teha, et isegi kui see on otseselt toote või teenuse müügiga seotud, et see laiem teadlikkus harib täiskasvanuid, et nad oleksid valmis siis tarbima neid enda heaolu toetavaid tooted-teenuseid. Ja kokkuvõttes 2 kategooriat, kas siis põhitöö ongi täiskasvanute harimine või täiskasvanud on vaja harida laiemalt, et nad oleksid valmis teie põhitööst osa võtma. Ma võib-olla räägiksin paarist projektist, mis ma teinud olen, et siis mingisugust konkreetset ettevõtlust aitaks seal võib-olla luua. Et mu esimene projekt oli Leonardo tookord kutseharidust toetava programmi raames ja ma töötasin selles samas Saksa koostööbüroos ja mul oli seal suhteliselt selline rutiinne ülesanne, et ilmselt ikka Saksa büroos niisugune meisenbüroo alles et küll eesti keeli siis nagu tüdruk kõikide ülesannete jaoks. Aga need ülesanned olid suhteliselt rutiinsed ja ma nagu oleks tahtnud nagu mingisugust loovust seal rohkem veel mingeid võimalusi nagu ise midagi teha. Ja siis selgus, et palun väga, et tahab tee projekt. Ja see ühesõnaga sellisest vajadusest siis, et midagi huvitavat, midagi teistmoodi, midagi uut saaks teha. Tekkis see projekt, milles osalejad olid siis Sillamäe kutsekooli õpilased, kes läksid Saksamaale oma oskuseid keevituse erialal täiendama, õpirändeprojekt oli see. Edasi tuli huvitav valdkond läbi ka projektide mu eriala oli kurtide kutsenõustamine. Ma ei olnud enne üldse kokku puutunud nagu väga kurtide maailmaga, aga see projekt selgus või sai reaalsuseks sellest vajadusest, et oli lihtsalt üks koolitusorganisatsioon, kus ma töötasin ja meil oli vaja leida
finantseerimist oma tegevusele ja kuna meil tegevus oli nagu sihuke eriala või kutsealane areng, siis hoopis kuidagi kusagilt Lätist või Leedust tuli see oskusteave nende kurtide, et kurtide kutsenõustamist võiks uurida, et kuidas see toimub ja kuidas seda üldse teha. Ja tänu läbi selle projekti nüüd on kurdid nii-öelda minu silmapiiril või vaateväljas või minu elus olnud juba, ma arvan, 15-16 aastat. Ja eelmise aasta lõpus õnnestus seda kutsenõustamise mudelit, mida me projektides arendasime erinevate Euroopa riikide spetsialistide kaasabil, teha ka Eesti Töötukassa tellimusel, et see protsess sellest mudeli arendusest kuni siis selle meetodi nii-öelda rakendamiseni või tellimiseni Eestis siis võttis aega kuskil 10-12 aastat. Päris palju. Äkki on mingi küsimus võib küsida? Ei, veel ei. Veel näiteid. Et võib-olla see näide, et miks ma nagu neid projekte kirjutan või miks ma ei saa olla ilma projekte kirjutamata pigem võib-olla, on see, et see projekti ettevalmistus on nagu mingi selline äärmiselt loominguline protsess mu meelest, et sa lood ja mõtled välja ja ehitad üles ja kaasad ja uurid midagi sellist, mida tegelikult nagu veel ei ole. Ja siis sa nagu mingis fantaasiamaailmas lood selle ja püüad siis seda kuidagi panna sõnadesse, et see oleks nagu mõistetav. Ja see on hästi inspireeriv tegevus. Ja õnneks antakse selle inspireeriva tegevuse realiseerimiseks isegi on võimalik nagu raha taotleda. Ma olen väga nõus kõigi eeskõnelejatega, et eriti Jaani mõtetega siin, et kus ta tõi välja just need 2 poolt, et kuidas sotsiaalsed ettevõtted ja vabaühendused täiskasvanu haridusega haakuvad, et just iga ettevõtte organisatsioon, kes siis nagu oma põhitegevuses või oma põhiteemaga tegeledes näiteks, eks ju, soovib seda siis oma sihtgrupile, täiskasvanutele laiemalt tutvustada ja võib siis olla ise piisavalt kaval ja nutikas, et mis vormis siis seda teha, et kas siis sellise tavakoolituse vormis korrata kunstikäsitöö kursuseid või ka teha mingisuguseid kogemuspäevi, kogemuskohvikuid, ekskursioone, rännakuid ja nii edasi. Aga ma võib-olla tooks välja ka selle aspekti, et tegelikult väga paljud sotsiaalsed ettevõtted ju tegelevad selliste eriliste inimestega. Et ma mõtlen just siinkohal erivajadustega inimesi, puuetega inimesi, natukene võib-olla keerulisema taustaga, kogemustega inimesi, keda võib-olla nagu hariduse juurde traditsioonilises vormis ongi väga keeruline saada ja võib-olla on see tihti nagu raskendatud. Ja siin just ongi see märksõna kaasamine, mille kaudu 3. sektor minu meelest on olemas kõik need hoovad ja võimalused, et neid inimesi toetada. Ja just ongi see enda nutikus ja kavalus, et mismoodi neid inimesi aidata ja mismoodi seda haridust siis nagu nendele lähemale tuua. Ja veel see mõte ka, et ka ettevõtete töötajad ise, kes võib-olla ise ei tunne ennast haridusvaldkonna töötajatena, õpetajate, koolitajatena, aga kes võivad ju ka avastada enda jaoks sellise hariduskorraldaja või koolituse korraldaja külje ja poole ja ennast arendada selles vallas, et ise ka mõelda, kuidas rohkem haridustegevustele keskenduda näiteks oma organisatsioonis. Aga et kuidas siis ikkagi valida, et millistes formaatides, kuidas ikkagi oma neid haridusettevõtmisi kujundada. Et siin ma arvan ka, et võiksime just kuulda veel jällegi kogemusi reaalsest tegevusest. Et kuidas teie olete neid valikuid teinud, et see virvarr on päris suur? Olles ka mõnikord olnud projektide hindaja
siis jääb selline mulje, et on olemas ainult 3 tüüpi tegevusi, kuidas inimesi õpetada ja arendada. Seminar, koolitus ja siis 3. koolitusseminar. Ja kui tegemist on rahvusvahelise koostööprojektiga, siis tuleb kindlasti kirjutada käsiraamat koos partneritega ja ega ma isegi ei ole sellest patust prii. Kuid toon ühe konkreetse näite, millest kuulsin alles paar päeva tagasi ja mis minu meelest toob väga hästi välja selle õppetunni, et tähtis on jõuda eesmärgini täiskasvanute õpetamisel. Ja see näide pärineb hetkel Ameerika Ühendriikidest, aga küllap edu korral see muutub ülemaailmseks. Ja sihtrühmaks on siis autismiga elavad normintellektiga noored täiskasvanud. Ja mida neile tahetakse õpetada on see, et kuidas siis tajuda erinevates suhtlusolukordades kaasinimeste põhiemotsioone, et siis vastavalt adekvaatselt reageerida, vastavalt sellele, kas siis kaasvestleja on rõõmus, vihane, väljendab armastust või on ta hoopiski igav. Ja kui hakata mõtlema, ütleme siis sellise autismispektri tüüpilistele tunnusjoontele, siis see on ju väga suur väljakutse, et mismoodi siis seda õpetada ja arendada. Ja täiskasvanu hariduse selliseks metoodiliseks lahenduseks on antud juhul tehnoloogia viimane sõna, ehk siis Google'i nutiprillid. Et ma ei ole tehnoloogias spetsialist, aga need nutiprillid on umbes sellised, et ühe silmaga ma jälgin reaalsust ja teise silmaga jälgin ekraani, et siis hiljem võivad tehnoloogiaspetsid mind parandada. Ja siis selle täiskasvanu hariduse lahenduse meetodiks on siis see, et on välja töötatud nutirakendus, mis analüüsib kaasvestleja kehakeelt ja näoilmet ja hääletooni ja siis edastab autismiga elavale noorele täiskasvanule siis informatsiooni ja juhiseid, et kui see inimene käitub niimoodi, et siis tuleb reageerida nii ja naa. Ehk siis üks näide, et kui on eesmärk paigas, et siis võib olla igasuguseid muid meetodeid kui koolitusseminar, mille realiseerimiseks muidugi on vaja väga nutikat tiimi ja investeeringut ka. Ja seetõttu me räägimegi rahvusvahelistest rahastusvõimalustest. Ja mulle tundub, et juba hakkab minema huvitavaks. Sest mina tahan nüüd natukene tuua esile selliseid, võib-olla sellist praegu peidus olnud nurka. Ma ei tea, tõesti ma olen selles valdkonnas ise pikalt olnud sees, nii mitteformaalses hariduses, formaalhariduses, olnud ise tudeng vastavas valdkonnas, õpetanud tudengeid, praegu olen ka jällegi tudeng ja õpetan täiskasvanud ja edasi, iga nurga pealt. Aga mulle tundub, et inimesed, kui nad ei ole otseselt seotud sellesama selle täiskasvanu haridusega, ütleme kõige üldisema. Võib-olla see sõna haridus ikkagi meie jaoks, mul ei ole plaanis praegu hakata mõisteid defineerima, aga mulle tundub, et üldises mõttes haridus on nagu natuke välja kutset pakkuvam sõna kui õppimine. Õppimine on midagi nagu sellisem inimlikum, lihtsam, lähedasem. Et haridus juba on natuke formaalsem, kuidagi eeldab võib-olla mingit sellist süsteemi ja edasi. Et minu mõte kõikide nende asjade juures, mis ma tahan praegu edasi anda just on see, et ükskõik mida te teete, siis kas siis kui ka praegu või seoses plaaniga võtta ette mõni rahvusvaheline projekt, et mõelge ikkagi seda kõike läbi selle sama lihtsa õppimise sõna. Et eelkõige tegelikult ükskõik tõesti jällegi, mis see saab tulevikus olema, eelkõige on see ühe esimese sammuna
projekti enda ellukutsujate, elluviijate enda õppimine. Niimoodi nagu Kati tegelikult ütles väga hästi ka, et see on nagu loovtöö, see on nii loovtöö. Ega see loovtöö midagi muud ei olegi kui suur selline loovõppimise protsess. Ja kui läbi selle vaadata ka selle väljakutse peale, siis ta kuidagi muutub hoopis, mulle tundub palju sellisest lähedamaks ja põnevamaks kui lihtsalt, et me teeme sellist hariduse asja. Ja siit edasi ka, et samamoodi, et see enda õppimises siis samme edasi mõeldagi selle peale kohe jällegi, et aga mida me tahame siis, et meie inimesed õpiksid. Et mitte, et me hakkame kuidagi harima, et mida me tahame, et nemad õpiksid. Selline hästi selline kuidagi nagu soe ja lähenemine. Ja kuidagi siis see õppimine minu arvates ja minu kogemuse ja tunnetuse kohaselt nagu annab ka selliseid täiendavaid võimalusi lisaks seminarile, koolitusseminarile ja koolitusele, et just nimelt hakata nagu märkama seda õppimist ka muudes tegevustes. Loomulikult muidugi projekt ilmselt peab sisaldama mingisuguseid ametlikke tegevusi, ametlikke kirjeldusi ka, aga isegi kui neid siis nimetada kuidagi ametlikult, siis ikkagi selle all ja selle sees mõelda inimese õppimise peale, siis võib-olla selle loovprotsessi kaudu tuleb peale täiendavaid mõtteid, kuidas neid asju siis tõesti üles ehitada niimoodi, et ta sisuliselt ikkagi annaks inimese õppimist, aga sealjuures tal on mingi nimi ka, mis projekti maailmasse sobib. Isegi nagu läheks veel edasi sellest õppimise kohast, et mina olen niisugune suur Erik Eriksoni fänn, kes räägib sellest, et inimene õpib siis, kui tal on vaja, tekib mingi vajadus, uus situatsioon, kus ta nagu ei ole enne olnud või ei saa muidu nagu olemasolevate teadmiste oskustega toime tulla. Ja tõepoolest me nagu oleme tegelikult selles kiires elus ju kõik üsna tihti ikka ja jälle uutes situatsioonides, kus me tegelikult peame tulema toime ja kus me vajame mingeid uusi teadmisi ja oskusi. Ehk siis seesama nagu vajadus, et ma mainisin, et need projektid ka minu jaoks on nagu olnud eelkõige väga suured õppimisprotsessid ja need ei ole nagu olnud alati nagu tohutult lust ja lillepidu, et see õppimine on olnud läbi igi ja pisarate aga lõpuks on ikkagi need pisarad nagu sellised rõõmupisarateks osutunud, et see, kui sa sealt nagu läbi oled käinud ja välja oled tulnud, siis sa oled nii palju rikkam ja kuulikindlam ja süsteemsem ja struktuuritum, ma arvan, seda on vähendada. Et neid rahvusvahelisi projekte võib mõtestada erinevalt, et nagu tuli välja, et üks on see, et kui ongi see selline tungiv vajadus, teistpidi ma olen kuulnud ka seda, et mingi asi, et lihtsalt kui me räägime, et on see tegevus on eesmärgipärane, aga et isegi kui me näeme neid rahvusvahelisi projekte vahendina, et siis mingi asi muutuks vahendiks, peab ta olema võib-olla mingi aja eesmärk, et lihtsalt saada kogemusi ja sellest õppida. Aga et hea teeskõneleja, selline küsimus on teile ka, et miks siis ikkagi võiks ja miks oleks mõistlik või millistel oludel kasulik sellist rahvusvahelist õppimist just algatada? Kõige esmalt mul tuleb meelde see jalgratta leiutamise lugu, eks, et kas on mõtet jalgratast leiutada või mida juba on leiutatud. Et ja tänapäeva maailmas või võib-olla mitte tänapäeva maailmas, aga see ütlus, et ei ole midagi uut siin päikese all, et tihtilugu ikkagi on neid asju ja situatsioone sarnaseid mujal. Ja rahvusvaheline koostöö annab nagu võimaluse esiteks muidugi vaadata ja analüüsida, struktureerida, süsteemida oma vajadust, aga tõepoolest, kui leida siis see liikluse kontakt kusagilt mujalt, et siis uurida, kuidas nagu seal on lahendatud sama vajadust ja õppida sellest või vaadata, kas muidugi seal on ka selline kuidas öelda, nagu lõks võib olla, et situatsioon võib olla siiski natukene erinev või on keskkond natukene erinev, aga seda saab siis ka samamoodi süstematiseerida või analüüsida ja vaadata, kas siis täpselt üle võtta või tõepoolest arendada pigem midagi koos paralleelselt.
uskumata. Mulle tundub ka, et tegelikult enamikel juhtudel vähemalt see rahvusvaheline koostöö tõukub või saab alguse ikkagi sellest, et kui tegeletakse oma mingisuguse spetsiifilises teemavaldkonnas, on see siis näiteks loomateraapia või taaskasutus või mis iganes, et lihtsalt ei ole Eestis võib-olla piisavalt ekspertiisi või teadmisi, et selle teemaga nagu edasi minna. Aga samas teatakse, et näiteks võib-olla Põhjamaades või Lääne-Euroopa riikides on selle teemaga oluliselt kauem tegeletud, on oluliselt rohkem kogemusi ja praktikaid. Ja siis ongi mõistlik vaadata, kuidas nad neid asju teevad ja lihtsalt minna nende juurde tutvuma, kuidas nemad oma elu ja tegemisi korraldavad. Ja samamoodi sellest samast vajadusest, millest Kati rääkis, et kui leitakse, et vaat meie sihtgrupil, meie inimestel on tõesti mingid konkreetsed vajadused, aga endal võib-olla napib teadmisi, oskusi ja kuidas nagu nendega edasi minna, siis ongi hea teha koostööd. Ja teine mõte siia, ma arvan, et tegelikult see rahvusvaheline tegevus on juba tänapäeval üha rohkem saamas nagu selliseks nagu normaalseks elu osaks. Et iga organisatsioon võib-olla, ma usun, et tahaks nagu omada endale välispartnereid, et on selliseid häid sõprusorganisatsioone partnerriikides, kellega nõu pidada, et on hea kuuluda sellistesse temaatilistesse foorumitesse või koostöövõrgustikesse, kohtuda oma väliskolleegidega ja hoida ennast kursis, et mis minu teemavaldkonnas ikkagi toimub maailmas. Et elu meie ümber muutub nii kiiresti, kõik on globaliseerunud, kõik on omavahel seotud, kõik mõjutab kõike. Väga raske on oma ettevõtet vedada ja juhtida, kui see ikkagi ei ole nende trendide ja arengutega üldse kursis. Et selles mõttes see rahvusvaheline koostöö minu meelest võiks olla iga ettevõtte ja samamoodi haridustegevus on loomulik osa. Et selline edasi viiv jõud. Jah, kohe edasi. Tahtsin veel öelda, et hästi oluline selle rahvusvahelise koostöö juures on ka see inimlik dimensioon või see inimlik aspekt, et ma olen kuskil 15-16 projekti, kus ma olen nagu olnud, nende raames olen leidnud nagu tõeliselt häid sõpru üle Euroopa vähemalt. Ja need on jäänud pärast projekti ka nagu selliseks headeks sõpradeks, et selline võimalus. Ja mõtteid on hästi palju. Ma arvan, et ma kõigepealt jagaksin ühte oma isiklikku jällegi rahvusvaheline koostöö kogemust ja sealt siis üldistaksin edasi selle. Et enne ma päris alguses mainisin, et minu koolitaja tee algas rahvusvahelisest koostööst aastal 1999, aga enne seda tegelikult jõudis meil veel olla rahvusvahelist koostööd. No siis me olime konkreetselt Rootsis õppimas. Siis meie Rootsi koostööpartnerid koolitasid meid. Ja sellega seoses nagu kaks asja. Üks väga konkreetne asi oli see, et meie organisatsioon Naiskodukaitse toona siis, ma olin selle esindajad, need on ammused ajad, aga see on mingisugune väga huvitav praegu selle peale mõelda. No aasta 96, 20 aastat tagasi. Ja meie olime väga alguses ja siis kõik oli väga huvitav, mida me seal kuulsime ja jagasime. Ja võib-olla teie jaoks tundub, see on nagu naljakas isegi mõelda praegu, aga ühesõnaga meie jaoks kõige suurem õppimise kogemus siis oli, et organisatsioonil võiks olla visioon ja eesmärk. Täiesti ummatud selle mõttele, ja tegelikult võiks tõesti olla mingisugune kaugel suund, mille poole me liigume, me sõnastame selle ära, siis me saame hakata oma tegevusi võrdlema sellega seoses, et kas me tõesti teeme ka neid asju, mida me selles suunas viivad, et see on tohutu selline nagu ahaa-elamus. Praegu mõtled, et mis seal siis, kuidas see sai niimoodi olla, aga ometigi sai olla, eks ole. Ja siit edasi just seda ka, et tõepoolest koostöö kaudu võib saada ühelt poolt sellist lihtsalt konkreetset ka informatsiooni, mida laias maailmas tehakse, aga mulle tundub, et hästi suur osa selles on ka selline, et lihtsalt nagu ikka inimene, kui ta satub mingis uude situatsiooni, on sellis inimene või organisatsioon, tal tekib selle uue suhtes just nagu arusaamine enda kohta palju sügavam. Et just see, et
selleks, et iseennast mõista, oma tegevusi mõista, oma juba potentsiaali mõista, oma arenguvajadusi mõista, satud uude situatsiooni, uued inimesed, uued süsteemid ja siis hakkad nägema. Ja mõnikord ei olegi vaja nii-öelda sellist uut informatsiooni, mille põhjal hakata ise midagi uut tegema, vaid et sa lihtsalt näed, juba hakkad ise nägema oma võimalusi läbi selle. Et pigem ongi selline lihtsalt selline uue peegelduse hankimine sellele olemasolevale lisaks, mis igapäevaselt neid ümbritseb. Uus peegeldus annab sellise uue inspiratsiooni. Olles kõigi eeskõnelejatega nõus, rõhutan 2 aspekti just organisatsiooni juhi rollist, mida need rahvusvahelise koostööprojektid on andnud. Ja need on mõlemad seotud inimestega. Et kõigepealt peale mõnda Erasmus Plus projekti meie tiim on palju suurem kui ta enne, sest nüüd on mitmed professionaalid erinevatest riikidest, et kui meil tekib mõni vajadus või idee, siis ei ole küsimus ainult selles, et kes on need inimesed Eestist, kellega rääkida, vaid on hulk nutikaid inimesi veel, kellega võtta kontakti, ükskõik kas nad on siinpool või sealpool Kesk-Euroopat ja öelda, et võiks teha koos. Ja teine aspekt, mis on isiklikult ehk kõige olulisem, on see, et nüüd on olemas mõned inimesed, näiteks Läti sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku juht ja Taani sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku juht, kes on ühelt poolt neutraalsed ja teiselt poolt kogevad igapäevaselt täpselt samu väljakutseid, mida kogen mina. Ehk kui ma näiteks Läti CEBI-juhi Maataraga kohtume, vaatame üksteisele silma, küsime, kuidas läheb, viskame mõned märksõnad õhku, liikmesorganisatsioonid, ettevõtlussuutlikkus, ministeerium, Riigikogu ja me teame, mida me mõtleme ja see on lihtsalt mitte ainult see praktiline kogemuste vahetus, vaid lihtsalt emotsionaalne tugi ka ühelt juhilt teisele, nii et suurem tiim ja neutraalsed inimesed, kellel on su suhtes empaatia, sest ta ise kogeb igapäevaselt täpselt sama asja. Et inimesed on olulised, et ma arvan, et seda me teame kõik siin viibijad. Ja seetõttu ka, et kuidas leida ikkagi endale neid häid sõpru ja partnereid, kellega ka edaspidi sellist professionaalset arengut ja koostööd jätkata. Et kindlasti on võib-olla ka mõnel siin saalis, aga et on ka võimalus, et läheb teisiti. Aga et kuidas leida enda jaoks antud hetkedes kõige õigemaid ja toredamaid partnereid? Kaks märksõna, kui veel suhted ei ole. Üks on lihtsalt guugeldamine, võtta ühendust ja teine märksõna on olla internetis inglise keeles väljapaistev. Et kui teie valdkond on piisavalt spetsiifiline, et siis te muutute ka ise leitavaks. Et need on 2 elementaarset sammu. Ja mina nüüd kohe pakun ka väga hea võimaluse ja lahenduse välja just selle Euroopa täiskasvanuhariduse platvormi näol, mille esindaja ma siis ühelt poolt siin täna olen, mille sõnumi esindaja. Et mille lühend meil on siin väljas ka informatsioon, lühend on EPALE, trükitegi sisse EPALE ja saate kohe kiiresti kodulehele. See on kõik Euroopa keelte keskkonnad esindatud. Tähtis on leida siis see eestikeelne keskkond esialgu. Natuke on tehnilist infot, aga see tõesti on oluline. Kuna lehe keskel on Google'i keelevahetus, ärge seda kasutage, te satute eksitusse, mingi üles parem, seal on keelevaliku koht, sealt leiate siis kas Eesti keskkonna või siis ükskõik missuguse teise Euroopa Liidu liikmesriigi keskkonna ja seal on palju erinevat täiskasvanu haridusalast informatsiooni ja muuhulgas on seal ka partneri otsingu võimalus. Ja see on kohe selline koht, kuhu saab panna tegelikult, kui te registreerite ennast EPALE kasutajateks, te saate ise sinna seada üles iseennast partneri otsijate, partnerluse pakkujatena ja saate ka ennast siis endale otsida sealt kaudu partnereid.
et see on tegelikult üks selline väga-väga konkreetne ja väga hea võimalus, aga just registreerumine siis nagu ikka keskkondades, et tuleb siis ennast nime ja teatud andmete kaudu registreerida, aga see on selline kindel võimalus. jah, lisaks omalt poolt veel seda, et kindlasti on mõtet rääkida inimestega, on mõtet rääkida kolleegidega, on mõtet rääkida ka Eestis ikkagi samas valdkonnas tegijatega, et tihtipeale neid suhteid ja koostööpartnerid siiski ikkagi organisatsioonidel ja inimestel on. Siis ma tean, et Archimedesel on partnerotsing, et kindlasti mõne võrra seda ise sellest rääkida. Et lisan veel seda, et minul näiteks on ka suur tahtmine nüüd teha üks uus projekt, koostööarendusprojekt ja ma kasutan partneri otsinguks leidmiseks praegu sellist võimalust, et on olemas kontaktseminarid Erasmus Plussi raames, kuhu on võimalik siis kohale minna ja vaadata, et seal sarnase soovidega inimesed nagu tulevad kokku ja sealt leida siis mingeid uusi partnereid. Võib-olla alustuseks soovitaksin ka kõigepealt vaadata oma praegused sõbrad ja kontaktid üle, et kui palju neid on ja kes nad on, eriti siis oma tegevusvaldkonnas, et kellega on võib-olla tuttavaks saadud erinevate konverentsidel või üritustel. Võib-olla ka heade sõprade sõpru uurida, kui keegi soovitab mõnda head koostööpartnerit. Et alati on hea, kui on natukene mingi taustainfot teada. Ja siis samamoodi interneti kaudu uurida koostöövõrgustikest, aga muidugi interneti kaudu otsides taha küll nagu eemale peletada, aga kunagi tegelikult täpselt ei tea, et kellega te võite kokku sattuda. Et selles mõttes ma soovitaksin ka ikkagi kasutada neid rahvusvahelisi õpirände võimalusi, et minna ise välismaale koolitustele, seminaridele, kui olete juba mõne kontakti leidnud kellegile külla ja selle kaudu te võite ka uusi inimesi kohata, kes siis selle ühe teema või ühe koolituse kursuse peale näiteks on kokku tulnud ja sealt juba te saate inimese näost näkku näha, nendega vestelda, lähemalt tuttavaks saada ja vaadata, kuidas te omavahel sobite. Et isegi kui teil on ühine teemavaldkond, mis teid huvitab ja kõnetab, siis kõige olulisemad ikka on need isiklikud kontaktid, et kui te isiklikus plaanis ikkagi veregrupid ei sobi, siis ei tule ka projektist midagi tihtilugu välja. Ja siis on ka mõningaid selliseid vahendeid tõesti, mis on juba rahvusvaheliste programmide poolt välja pakutud, et seesama PALE kindlasti täiskasvanahariduses, kus siis, millest Riina juba kenasti rääkis. Ja on ka mõningaid teisi online partnerotsingu võimalusi, mida mõned programmid pakuvad. Ja siis on tõesti need samad kontaktseminarid, mida Archimedese sarnased organisatsioonid ka teistes riikides korraldavad ja mis toovadki kokku ühe teema vastu huvi tundvaid spetsialiste, asjatundjaid. Ja need on sellised rahvusvahelised sündmused, kus siis tutvustataksegi rahvusvahelisi programme, korraldatakse töötubasid, töögruppe, püütakse inimesi omavahel tuttavaks teha, ühiste huvide kaudu neid lähendada. Ja enamasti võib küll öelda, et kõik eestlased, kes meil on mingil seminaridel käinud, et kui sealt ei ole mingit projekti just tulnud, aga vähemalt on häid kontakte leitud. Et nende kontaktseminaride hooaeg on küll siin sügisel juba kohe otsa lõppemas, aga loodetavasti mõned ikkagi veel tulevad ja aasta alguses ka, et siis selle kohta saab kindlasti infot meie kodulehelt ja uudiskirjast ja meie kanalite kaudu. Aitäh ja võtame selle vestlusringi kokku sellise kiire retseptiraamatuga, et me teame, et üldiselt nende puhul on alati väga palju agasid, et kui tahta küsida kiireid lahendusi suurtele küsimustele, aga proovime, et kui me kujutame ette seda sama tervistavat ja inspireerivat ampsu, milleks me siin koos oleme, et siis igalt ühelt teist 1-2 sellist mõtet, mida võiks silmas pidada, kui tahta, et rahvusvaheline õppimise projekt õnnestuks. Kui alustaksin siit otsast siis kohe, et minu meelest on 2 olulist märksõna. Üks on see, et ei ole mõtet projekti teha lihtsalt projekti pärast, et ikkagi lähtuge oma asutuse tegevustest, vajadustest
mis teid ennast kõige rohkem kõnetab, mida teil on reaalselt vaja teha, sellepärast et varem või hiljem, kui te ennast rahvusvahelise tegevusega seote, siis võib ikkagi tulla välja, ükskõik kas on siis projekti vormis või on see mingisuguse natukene võib-olla vabamas rahvusvahelise koostöö vormis, et tuleb ikkagi välja, et te peate sinna pühendama natukene oma aega ja ressursse. Ja sellisel juhul, kui see teema teid võib-olla väga ei kõneta või huvita või ei ole nii otseselt seotud teie asutuse vajadustega, siis teil kipub seda aega järjest vähemaks jääma. Et selles mõttes see teema peab teid tõesti väga huvitama ja see koostöö ja see idee, mida te hakkate siis oma välispartneritega arendama, peab olema teil tõesti kasutoov. Te peate nagu nägema selles tõesti endale mingisugust väärtust ja kasu. Ja teine on kindlasti head koostööpartnerid. Et nendest me just rääkisime, et sellised head motiveeritud välispartnerid on kindlasti ka edu alus, kes inspireerivad tõesti raskel hetkel, kui on palju teha ja on keeruline, et siis nende nagu selline entusiasm tihti aitab ka üle rasustest. Raske öelda. Ma arvan, et mida oleks vaja kindlasti on julgus ja pühendumine, mis iganes see pühendumine, seda, mida ta endast kätkeb, eks ju, tõesti aeg ja võib-olla ka seda tasakaal, et lisaks sellele loovusele on projektimajanduses väga palju reegleid ja tingimusi, et see loovus kombineerida nagu sättida nende, struktureerida nende tingimustega, et see on nagu päris, seda ma soovitan suurelt. Kui alustada riskidest, siis Erasmus pluss halbu kogemusi on mul olnud kahel juhul. Kui organisatsioon ütleb, et nende põhitegevuseks on Erasmus pluss projektide tegemine. Ja teisel juhul, kui lihtsalt ei suudeta igapäevaseid asju hästi ära juhtida. Ehk siis pöörates positiivseks partnerotsingul küsige organisatsioonid, kas nad tegeleksid selle teemaga ka juhul 3 aasta pärast, 5 aasta pärast, kui projektiraha ei saa. Kui nad siis ei tegeleks, prooviksid teha projekti mõnes muus valdkonnas, siis hoiduge. Ja küsige sama asja enda käest ka. Et kui ikkagi ei ole kindel, et te ise praeguse info põhjal tahate selles samas valdkonnas panustada 3 või 5 aasta pärast, et siis on oht, et see projekt, isegi kui te saate raha, et see jääb ühe suhteks, et ei ole mõtet. Projektiraha läheb raisku, kuigi te kindlasti õpite selle raames. Ja võib-olla viimane kokkuvõttev asi on see, et tihti kui hakatakse projektitingimusi lugema, et siis see tundub kõik väga õudne ja bürokraatlik. Ja siinkohal toetan väga eelkõnelejat, et kui on ikkagi see loov, inspireeriv lahendus enda jaoks olemas, mille eelduseks on see, et saab nende ägedate rahvusvaheliste partneritega teha koostööd. Et siis eriti, kui me räägime Erasmus plussist ja Nord plussist, et te ju niikuinii paneksite need toovad lahendused mingis struktuuris kirja. Projektitaotlusvorm sobib selle jaoks ka. Ja niikuinii on ju vaja kulud mingis formaadis kokku lugeda ja plaani teha. Selle jaoks ongi see projekti taotlusvorm olemas, et mitte midagi hullu, ja see on lihtsalt üks viis, kuidas seda loovust kuidagi struktureerida. Ja minu soovitus ongi siis selline, et tehagi sellest teadlik õppimine just selle kaudu ka, et olla ühtaega hästi selgelt ja fokusseeritud selle projekti sees ja teha seda päriselt ja samal ajal olla kogu aeg valmis seda ka kõrvalt, nagu kõrvalt vaatajana vaatama. Et kui seal tekib ikkagi selliseid väljakutseid, mis võib-olla on mingis mõttes ootamatud, et siis mitte minna nagu täiesti kõikide oma emotsioonidega sinna sisse, vaid vaadata see võib-olla kõrvalt, näha võib-olla ka selliseid just humoorikaid aspekte selle asja juures ja selliseid üldisemaid õppimise aspekte. Ja selleks, et sellest kõigest veelgi siis veel rohkem kasu oleks, ilmselt tasub pidada ka tõesti sellist blogi ja logi
ühte siis võib-olla siis enda jaoks, mitte siis avaldades seda, vaid lihtsalt enda õppimise kogemust üles kirjutada, aga kindlasti ka teha tegelikult selliseid märkmeid, mida on pärast võimalik selliseks korralikuks avaldatavaks looks ka sõnastada ja formuleerida, seda ka siis teistega jagada. Sest kui me siin rääkisime partneri otsingust, siis tegelikult on ka väga hea, kui teil ühel hetkel jääb oma kogemusest teha maha niisugune jälg, mida on võrdlemisi lihtne siis leida sellise, kas või selle loo kaudu. Et siis selliseks soovitused. Aitäh! Kas kellelgi on mõnda pakilist küsimust, mida võiks meie eeskõnelijatele kohe siin suunata? Anname käega märku ja siis tulen kohe teie juurde. Tuleb teha mikrofon, et seda küsida. Mina on mõnda küsimust, see on raske. Küsimus on selline, kui tingimustes on näiteks just nimelt Põhjamaade ministrite nõukogu projektid, on olemas nad limiteeritud summad. Nii, aga kui partnerid näiteks Põhjamaades ei ole nõus nende pisikeste summadega töötada, siis ausalt öelda siis saab meie siin Eestis rääkida. See lõpptulemusena, see piir on nii väike, et meie veel kuidagi saaksime, aga nemad mitte ei saa. Mis te siis teete? Kui kes peaks siis sel juhul seda rahastust veidikene suurendama nii palju, et see oleks atraktiivne, ütleme nõnda, ka seda tulemende valimite tulemuste jaoks. Aitäh! Kes meil vastata soovis? Mul kahjuks ei ole mingit väga head lahendust pakkuda, aga lihtsalt oma kogemusest siin ka aasta või poolteist tagasi rääkisin ka Hollandi ja Austria, Saksamaa partneritega ja et võiks teha nagu, et vaja oleks ja et suurepärane võimalus ja kuna nad olid nagu selle valdkonna ise tegijad ja nii-öelda fännid, siis nad isegi ütlesid, et neid see rahastamine kui selline ei huvita tegelikult väga, et nüüd pigem huvitab selle valdkonna areng või selle meetodi areng, et leida selliseid partnerid, kes teeksid seda nagu seda sidet nagunii ka siis, kui rahastust ei ole. Jah, et praktilisest kogemusest toetan seda mõtet, et ongi lühiajaline lahendus ja pikaajaline lahendus. Lühiajaline lahendus on teha ise partneritele niivõrd põneva pakkumise, tuginevalt enda kompetentsile või siis mingile asjale, mida Eesti keskkonnas saab palju kiiremini ära proovida kui näiteks Skandinaavias, kus asjad on konservatiivsemad. Et niivõrd põneva pakkumised, kuna nad on sellele valdkonnale pühendunud niikuinii, et siis nad on nõus sinna panema oma põhitööaega. Muidugi pikemaalisem lahendus on see, et vabaühendused või organisatsioonid laiemalt koos teeksid rahvusvaheliste organisatsioonide suunas huvikaitset, et tingimused oleksid mõistlikumad ja just te näidates, et kui praegused tingimused on sellised, et siis need ja need asjad jääksid juhtumata. Aitäh! Teil on ka olnud täna üks vaatleja, kes saab ka lisaks kommenteerida seda, mis on just räägitud ja veel avada natuke tausta Archimedese poolt, et Kertu Sepp, ole hea. Aitäh väga huvitava paneeli eest. Et teie laudadel ja teie meilile tuli ka selline A4 peal 2 programmi kohta siis üldine teave. Et põhimõtteliselt meil on 2 rahvusvahelist programmi, Erasmus Plus ja Nord Plus ja mõlema puhul on siis, kuidas öelda siis 2 tegevust. On õpirändeprojektid ja on arendusprojektid. Et nagu Hannelore ka ütles, et õpirändeprojektid on väga hea võimalus, kuidas öelda, kontakte luua ja arendusprojektid on juba sellised pikemaajalised, kuidas öelda, innovatsioonile ja arendustegevusele siis suunatud projektid, kus on natuke rohkem partnereid.
ja kindlasti, mis ka tegelikult paneelist välja tuli, oli see, et mis on nagu teie organisatsiooni vajadused. Et kindlasti kaardistage need ja vaadake seda sellest vaatevinklist, et milliseid vajadusi saab see rahvusvaheline koostöö tegelikult siis teil lahendada. Ja kindlasti, mis on minu arust hästi suur asi, on see, et millist arendustegevust tegelikult teie valdkond suuremat pildilt vajab. Et teie olete nüüd eestvedajad. Ja nüüd ma olen Triinule üles. Aitäh, Kertu. Kas on veel mõni küsimus, mis võiks kohe siia jõuda minna kõigini ka? Jah. Siin on, kõik on juba tegevad milleski, mina olen vist üks väheseid, kes täiesti esmakordselt on sellises foorumis ja mingite väikeste mõtetega eraisikuna, et kus oleks mõistlik alustada üldse sellesse valdkonda sisenemisega? Nüüd on mikrofoni, aitäh küsimuse eest. Aitäh. Nüüd esimene samm, äkki annan Anne-Rollele selle koha pealt veel sõna. Ma just mõtlen praegu, et ma võib-olla annaks hoopis Jaanile üle, sest ma natuke teadmist tausta, et tahate alustada sotsiaalse ettevõtlusega. Et võib-olla kõigepealt võiks alustada sotsiaalse ettevõtlusega ja siis juba sealt edasi mõelda rahvusvahelist tegevust. Millises valdkonnas sotsiaalse ettevõtluse idee on? Erivajadusega lapsed, noored ja eri ideed on ja siis teraapiaga erivajadustega laste vanematele või noorte vanematele. Et need on sellised mõtted olnud, kus jah, et nagu toimetulek ja hõivatus ja jah, et ilmselt alati soovitus number 1 on see, et rääkida juba olemasolevate organisatsioonidega ja kaaluda, et kas tingimata on vaja uut organisatsiooni või uut projekti või saaks seda teha juba mõne olemasoleva raames. Kui ikkagi paistab, et on vaja uut organisatsiooni või uut projekti, et siis Eesti-sisene selline kõige kiirem viis on kodanikuühiskonna sihtkapitali arenguhüppe võimalus, et kus on siis vaja küll näha, et organisatsioon juba vähemalt vabatahtlike abiga on lükatud käima, aga nad näiteks sotsiaalse ettevõtluse puhul annavad sellist väikest investeeringutoetust ka. Või juhul, kui tegemist on kohaliku tasandi algatusega, et siis on ka KOP ehk kohaliku omaalgatuse programm või siis liider. Et need on sellised esmased võimalused, et kus ka sotsiaalse ettevõtluse arengu süsti saada. Ja siis ma arvan, et kuskil aasta pärast, kui juba tegevus käib, vajadused on veel selgemad, et siis saab kohe vaadata rahvusvahelise koostöö võimaluste poole ka. Aitäh! Omalt poolt tänan südamest kõiki siia tulijaid. Ma usun ka, et keerulistele nimedele ja lugudele vaatamata on ka nemad väga rõõmsad, kui nendega kontakti võetakse ja veel lähemalt nõu küsitakse, nii et julgesti tasub kasutada seda võimalust ka edasi. Tõesti aitäh teile!